Hei, hei, imeline, suurepärane naine. Tänases episoodis ma tahan natukene rääkida sellest, et kuidas läheb siis mul kehakaal kontrolli alla teekonnal, mis ma vahepeal olen õppinud. Ja siis kuidas mul läheb, sest ma vahepeal olen saanud küsimusi teilt, et hei, et ja 10 lisakilo, et palju sa siis oled alla võtnud? Hüppame kohe asja juurde või? Tegelikult on niimoodi, et kui ma septembris, eelmise aasta septembris, siis 2024 septembris alustasin, põhjus oli eelkõige selles, et ma olin terve suvi proovinud olla aktiivsem, justkui natukene tervislikumalt süüa. Ja augusti alguses ma käisin oma abikaasaga kahekesi ilma lasteta nädalasel reisil Montenegros. Ja ma olin oma kõige raskemas nagu kehakaalus põhimõtteliselt 82+ kilo. Ja piltide peal ma nägin välja nagu suur ümmargune mammi, niuke trullakas mammi, et kas see ongi siis elu nagu, et oled nüüd 3 lapse ema ja oled selline trullakas mammi, et ja ses mõttes, et loomulikult peas käis igasugu mõtteid, et okei, mu ema ei ole just kõige saledam praegu vanemas eas, et ta on ka trullakas. Mul on õed, kes on, ütleme siis, trullakad. ja siis, et kunagi ammu ikka naistel, kui see kehakaalu teema on kogu aeg kukles. Ma arvan, see oli 10-15 aastat tagasi, mitte 10, isegi 15-20 aastat tagasi tegin ma mingi geenianalüüsi, mis uuris umbes ainult 7-8 mingi imelikku geeni, et mul ongi sitad geenid. Et mul ongi väga raske kehakaalu kontrolli all hoida, midagi teha, sest mul on sitad geenid. Ühesõnaga, neid lugusid, mida enda peas rääkida, oli nii palju. Ja ma tegelikult alustasin, lihtsalt oligi, see frustratsioon oli nii suur, et ma reisi viimasel päeval ütlesin, et aitab, midagi peab muutuma ja kõige esimene asi, mida ma reisil olles teha juba sain, kuigi ma olin hullult palju liikunud, ikka oli see, et ma ei joo enam alkoholi. Nii et 13. augustist alates ma pole tilkagi alkoholi joonud. Ei ole maitsnud ega midagi. Ükskord võtsin alkoholivaba õlut, aga põhimõtteliselt ongi, pole midagi. Siis ma sain toitumisnõustajaga, et kokku ja rääkisime toidust, et toiduga sõbraks, sest tema avas mulle ka maailma nagu, mis puudutab meie hormoone, meie stressihormoone. Ja siis on ikka see, et midagi tuleb juurde lisada. Ja septembri keskel siis oli mul esimene personaaltreening jõusaalitreeneriga. Ja siis nädal hiljem oli teine ja 6 aega hiljem oli 3. Ja mulle sealt siis sündis 3 päeva nädalas tehtav jõusaalikava. Ja ega ma alguses ju tegelikult sellel teekonna alguses midagi muud ei teinudki. Ma lihtsalt võtsin selle, toitumise oli nagu tore, lisame mingeid värvilisi köögivilju asju, et püüaks nagu mingi 30 erinevat köögi ja puuvilja nädala jooksul ära süüa, aedvilja. Ja ega ma midagi muud eriti ei muutnudki. Vett ma jäin ennem niigi hästi, et mul pole veejomisega kunagi probleemi olnud. Ma arvan, nagu paljas vesi ongi kõige parem ja mõnusam jook üldse. Ja siis ainuke fookus mul oli lihtsalt see, et käime seal jõusaalis. Esimene 6 aega siis 2 korda nädalas, et keha üldse harjuma hakkaks. Ja pärast esimest trenni. Oh my god. Ma olin 3 päeva
täiesti nagu, ma ei tea, näigitakse puujalad või kivikuju või mul kõik kohad valutasid üle kogu keha. Sest ma tõesti polnud mingi 10+ aastat jõusaalis käinud. Ja pärast teist korda oli okei ja edasi oligi nagu keha hakkas vaikselt harjuma ja raskused hakkasid järjest suurenema. Ja ega ma midagi väga ei muutnudki. Ja kaal hakkas esimene kuu 1,5 kaal ei langenud üldse. Korraks isegi natuke tõusis ja siis püsis suht paigal. Ja naisena, kes tahab nagu, et kurat, ma teen seda sellepärast, et ju tahaks kaalus alla võtta või midagi. Veits frustratsiooni tekitav. Mul oli lihtsalt see, et sattusin lugema raamatut Tugev aju. Vaata mingi 1 miljon podcasti osa tagasi. Kunagi eelmise aasta sügisel ma tegin podcasti osa ka sellest tugevast ajust. Ja mul toimus selline mõtteviisi muutus. Et ma ei ela projektipõhist elu. Et see ei ole selleks, et ma ei tea 4 nädalaga 4 kilo alla. See on selleks, et ma 80, 90, 100 aastaselt elaksin endiselt nagu hullult ägedat ja vinget elu. Ja see muutis kõik. Ma ei hakanud taga ajama neid lühiajalisi eesmärke, mingeid hullult rangeid mingeid juhiseid. Et jah, ma täiega usun sellesse, et kui sa mingi lühiajaliselt ka mingist asjast väga rangelt kinni pead, siis eks need tulemused tulevad, aga kui sa ei muuda oma mõtteviisi sellelt lühiajaliselt projektilt pikaajalisele, siis see pärast tuleb ju kõik tagasi. Aga ma ei ole inimene, kes tegelikult, kellel on mingi eriti palju kogemusi minevikus dieeditamiste või erinevate programmidega, sest ma lihtsalt ei ole kunagi nendesse päriselt uskunud. Pluss võib-olla see enda tahtejõud pole olnud, et ma rangelt midagi kuskil jälgin. Mul on väga palju tuttavaid, kes on mingid näiteks FitLapi ja mingi paleot ja selliseid asju väga edukalt jälginud, saavutanud mingid tulemused. Niipea kui nad on selle jälgimise lõpetanud, siis kõik on tagasi. Nii et ma tegelikult ei uskunud sellesse. Ja lõpuks oli see, et toit, söömine on sotsiaalne tegevus. Mulle meeldib süüa, mulle meeldivad head asjad. Et mul ei olnudki seda plaani, et ma kuidagi midagi väga hakkaks piirama või enda elust eemaldama. Ja siis oligi, esialgne fookus oli täiesti lihtsalt käia regulaarselt jõusaalis. Siis tuli mul järgmine asi, kuskilt oktoobrist tuli see, et okei, ma tegelikult ju liigun palju, aga hakkaks nagu liikumist ka jälgima. Ja alguses ma panin endale eesmärgiks 10 000 sammu minimaalselt päevas. Ja siis kuskilt, kui sa hakkad mingi valdkonna teemasid vaatama, ma mõtlesin, et 10 000 on liiga vähe. ja ma panin endale eesmärgiks 12 000 sammu päevas. Ja põhimõtteliselt ma ei tea, kas see oli nüüd oktoobri lõpust, novembrist. Ma olen järjepidevalt kõndinud igapäevaselt minimaalselt 12 000 sammu päevas. Ja novembris ma läksin USA-sse ja üldse ma olin kuidagi väga konkreetne novembris. USA-s ma käisin Floridas, aga seal oli juba ikkagi külm. Käisin igal hommikul külmas basseinis ujumas. Ma ei tea, selle novembrikuuga on mu praegu graafikus kõige suurem kaalukaotus, et 1,9 kilo võitsin novembrikuuga alla. Siis tuli tagasi Eestisse, elu läks normaalseks. Käisin jõusaalis, kõndisin, väga midagi oma toitumises ka ei muutnud. Tegin seda umbes veebruarini ja siis tuli see midagi, mis mind täiesti graafikust välja lõi. Kõigepealt oli see, et ma õpin coachiks ja mul oli 6 ööd kella 11-st kella 9-ni hommikul ehk siis 6 ööd järjest olin ma nagu Zoomis, kaamera sisse lülitatud, aktiivne osalemine. Ja päeval ma pidin elama ka oma normaalset elu klientidega, kõnesid tegema, lapsi lasteaeda viima, tooma tagasi.
ja ma olin täiesti kapsas, et ma alguses proovisin samme teha, jõusaalis käia ja nädala teises pooles mul oli nagu, et ma magan, ma lihtsalt magan igal võimalikul hetkel. Ja ma olin täiesti off schedule, siis tuli koolivaheaeg. Läksime 10 päevaks reisile Tuneesiasse ja isegi kui seal oleks võinud seda, et ma ikkagi kõnnin oma sammud täis, et kuigi me kõndisime kogu aeg niikuinii koos lastega, lapsed olid väga tublid, et seal oli 8-9 000 sammupäevad, vahepeal oli üks päev, kus oli ka hästi palju samme, et see oli kõik nagu lastega koos nende tempos, meil keegi ei olnud kärus ega kuidagi kandekotis või midagi, kõik lapsed kõndisid ise, ka see 3-aastane kõndis ligi 10 000 sammu päevas ise. Ja aga ma lihtsalt tundsin, et ei, ma ei taha minna kuhugi seal Tuneesia tänavatele niisama oma samme täis kõndima, et see tundub nii nüri, et oleme ikkagi perega koos, lastega koos ja olin täiega off schedule edasi. Ja trenni ka ei teinud. et võiks ju teha mingeid jõuharjutusi seal koduses keskkonnas. Nope. Ja siis tulin Eestisse tagasi ja ikkagi olin off schedule, vastlakuklid, kõik muud asjad, kui sa oled mind sotsiaalmeedias jälginud, oi, kuidas ma armastasin vastlakukleid. Ja see oligi periood, kus mu kaal ei langenud üldse, isegi korra hakkas tagasi tõusma. Ja siis tõusis selle ajani, kuni ma hakkasin uuesti trennis käima ja nüüd ma olen 6 aega trennis käinud ja nüüd ma näen jälle, et see kaal hakkab tasakesi langema. Ehk kui sa küsid, kui palju sa siis alla oled võtnud, et siis see number on 5 kilo 6 kuuga siis umbes. Aga siin on üks aga, et kui sa hakkad jõutrenni tegema, siis isegi kui sa nagu justkui rasva hakkad kaotama, siis ka sinu lihasmass hakkab suurenema. Ja see oli üks asi, millega ma pidin oma peas väga palju tööd tegema, et see kaalunumber ei näita midagi. Nagu, et ta ei ole adekvaatne selles mõttes, et ma pean kuhugi ideaalkaalu saama, vaid see tähendabki ikkagi seda, et ma seda rasva, mis mu kehas on, hakkan järjest tasapisi asendama lihastega ja ma tegelikult ei tea, mis see minu puhul võiks üldse ideaalkaal olla, et võib-olla ma olen ühel hetkel tagasi see 82 kilo, aga ma näen super liin ja seksi and hot välja. Nii et see kaalunumbri jahtimine, see on kõik toimunud tasapisi. Et ma arvan, ma usun täiega sellesse, et kui sul on eesmärgid, siis kõige olulisem on hakata lihtsalt pihta, lihtsalt hakata esimesi samme tegema ja tee peal sa õpid ja saad paremaks ja siis hakkad leidma neid enda jaoks töötavaid asju. Tänaseks mul on nagu waistline, mida mul ennem ei olnud, sest seal oli kõik see, ma ei tea, 26 aastaga 20 aastaga kogunenud nagu selline rasvakiht, eks ju. et mul on täiesti nagu see waistline olemas. Ja tunnen mu keha nii tugev. Nagu mõnus on. Aga loomulikult on teed minna, et olla liin ja fit ja kõik edasi. Ja see ongi pikaajaline eesmärk, mitte mingisugune konkreetne asi. Siis, mis ma sellel teekonnal nüüd olen hakanud sellest kevadest rohkem jälgima, on see, et mis ma söön. Et enne ma väga palju sellele tähelepanu ei pannud. Ma ei ole kogu sellel 6 kuu jooksul ka mingeid erilisi toidulisandeid asju võtnud. Ainuke asi, mis ma siis olen võtnud, on trennipäevadel magneesium ja siis D-vitamiini ja siis vahel, kui mul meeles on naised, on see, et menstruatsiooni ajal, päevade ajal siis ka rauda juurde. Aga vahel mul on kuid, kus mul on sellised täiesti ära meelest läinud seda rauda ka vahepeal juurde võtta. Aga siis, kui meeles on, siis ma olen rauda ka võtnud lühiajaliselt. Menstruatsiooni ajal siis, et oma organismi toetada. Ja muud ma kui ei olegi. Nüüd ma vahepeal proovisin, et mingeid elektrolüüte
Sest ma ütlesin, et ma jalutan nii palju, et ma higistan nii palju, aga ma ei ole väga järjepidev selles olnud. Ja siis nüüd kevade poole lisasin kohvikollageeni ka, et oma hommiku esimese kohvi sisse panen veits kohvikollageeni, kus on natuke valku ka sees. Ja sealt jõuangi ma selleni, et mis ma siis veel olen oma teekonnal muutnud, on see, kui palju ma söön valku. Ma kuidagi ei jälgi, ei kaalu, ei mõõda oma toitu, aga ma püüan teadlikumalt läheneda sellele, et iga toidukord sisaldaks valku. Ja tänaseks päevaks on tehtud nii palju uusi teadusuuringuid, mis kõik toetavad seda, et meie kehal on nii palju elemente, mis koosnevad valgust ja vananedes 10 aastaga, ma ei mäleta neid numbreid, aga igastahes see on päris suur kogus meie kehas, kus proteiini jääb verest vähemaks ja kui oluline on see, et me sööme seda toiduga juurde. Ja see võiks olla nii, et 2 grammi sinu kehakaalu kohta. Et kui me räägime siin sellest, et ma olen praegu siin 76 kilo, see on ikkagi 152 grammi proteiini päevas erinevatest toitudest. Muna, ma olen hullult palju veise liha sööma hakanud, nagu steiki lõunaks praegu, kikerherned, kodujuust, keefir, kama, igasugused sellised põnevad asjad oma toidulaual igapäevaselt, iganädalaselt, eks ju. Et seda ma lihtsalt proovin jälgida. Ja ma ei ole kuidagi võtnud kasutusele mingisuguseid valgupulbreid asju, et ma püüangi kõike seda saada ikkagi toidu endaga. Kuigi ma olen vahepeal mõelnud, et issand, kui lihtne võiks olla, et teed mingi shake'i endale. Aga siis ma loen jälle mingid tagasisidet nende kohta, et kui sa hakkadki mingeid kunstnikke asju võtma, et võib-olla su keha ei armasta seda. Üks toidulisand, mida ma vahepeal veel proovisin, oli kreatiin. Et aitaks justkui lihastel paremini taastuda ja seda jõudlust ja kõike muid asju. Täiesti lõpp. Nendel päevadel, kus ma seda kreatiini võtsin, ma tundsin ennast nii paistes ja punnis, et ma panin selle ruttu ära ja rohkem ei ole tarbinud. Nii et sealt on ka see teine asi, et ma ei ole kuhugi nende muude ainete juurde praegu läinud. Jah, nüüd kevadel lisasin küll kohvikollageeni endale juurde. Aga see on ka suht kõik. Ja tõesti, lihtsalt minimaalselt 12 000 sammu päevas, 3 korda nädalas jõusaal ja vähemalt, eks ju, 30–50 grammi valku iga toidukorraga. Ja see valgu söömine rohkem teadlikumalt on kindlasti aitanud kaasa sellele, et mu kõht püsib täis. Aidanud on ka kaasa see, et ma veits sunnin ennast natukene hommikusööke sööma. Et ei oleks seda, et lõuna ajal on nii suur nälg juba, et sööks hobuse ära. Vaid kui saad hommikusööki söönud, siis lõuna ajal sööd ja õhtul sööd ja läheb niimoodi. Ja ongi. Ja ei ole sellist nagu mingit magusaisu või mingit suuri isusid, et kõht püsib täis ja isudega on korras. Ja ma tunnen ka seda, et selline rohkem päris söögi söömine on aidanud ka selle, et ilmselt ma ei mõõda oma veresuhkrut, aga veresuhkru tase on ka stabiilsem. Et niipea, kui ma söön midagi magusat või süsivesikust, siis ma kohe tunnen, et see veresuhkru spaik või tõus on kohe suurem. Et ka selline teadlik muudatus. Ja siis ma arvan, see on hästi oluline. Ja see hetk, kus ma olin nagu graafikust väljas, ma täiega teadsin, ma oma klientidele räägin, kui oluline on märgata neid hetki,
kus sa nagu lähed off schedule, midagi hakkab minema, sest niipea, see on täpselt selline olukord, et ma olen graafikust väljas, ma ei tee mingeid asju, mis ma olen ise endale lubanud, mu enesetunne läheb kehvemaks ja selle kehva enesetunde pealt ma hakkan tegema kehvemaid valikuid ja kehvemaid otsuseid, mis viib kaasa selle, et mu enesetunne läheb veel kehvemaks ja see on selline justkui allakäiguspiraal. Et sa iga korraga lähed nagu selles spiraalis muudkui allapoole ja allapoole. Ja ma tundsingi, et ma ei suuda sinna trenni minna. Ma lihtsalt ei suuda praegu trenni minna. Ja ma lihtsalt kirjutasin treenerile, et kuule, saame kokku, vaatame mu kava üle, see oli niikuinii plaanis, et mul on veits vaja seda lisamotivatsiooni sinna jõusaali kohale viia. Et kui sa oled nagu kinni, siis see koht, kus nagu küsida abi, olla haavatav, on täiesti okei. Ja ma saingi, me vahetasime 12 harjutust ära. Väga palju harjutusi, mis mul olid enne mingite hantlite ja keharaskustega, asendasime masinatega, sest mu keha oli juba harjunud mingite asjadega ja mul läks kohe endal põnevamaks. Ja nagu nüüd on äge ja nüüd jälle plaan on 4 kuud teha seda kava ja siis vaatame jälle uuesti edasi. Nagu lihtne, hästi lihtne on. Ma lähen jõusaali, ma võtan oma kava ette, ma ei mõtle. Ma lähen sinna, ma teen trenni. Ma olen siin selleks, et trenni teha. Kusagil ma nägin ka sellist reelsi, et mis ma eelmisel kuul jõusaalis kandsin, et mis riided seljas mul oli. Siis tal oli seal erinevaid klippe, mis tal seljas oli. Ja siis lõpuks oli see, et kellele see korda läheb, mis sul jõusaalis seljas on. Sa oled seal ju, et selleks, et trenni teha. Ja just täpselt selle suhtumisega ma ka seal käin, et ma olen siin selleks, et trenni teha, oma keha toetada. Ja siis, kui sa selles maailmas sees oled, nagu tegeled sellega, et teadlikumalt liikuda, oma keha toetada, siis tegelikult juba kohe sügisel, kui ma käisin ka ma ei tule nüüd selle arsti nimi, kes nende hormoonidega ja suhkruaiskuse ja asjadega tegeleb, siis see arst ütles mulle, et et sa oled ju 3 lapse ema ja ma ei tea, su ülekaal ongi nagu umbes normaalne. Ja kui menopaus tuleb, siis kõik naised võtavad 10 kilo juurde, et see on nagu paratamatus, normaalsus, harju oma peas sellega. Ja mul oli nagu, what? Ja nüüd, kui ma ikkagi olen järjest rohkem kui sotsiaalmeedias hakanud jälgima tervislikumaid elusviise propageerivaid naisi, trenni propageerivaid naisi, siis just see lihastreening on ka see asi, mis meid naisi aitab valmistuda menopausiks. Et see 10 lisakilo ei pea olema normaalsus. Sa võid olla seal 45. eluaastas oma parimas tippvormis ja sealt edasi ka, aga lihtsalt see töö algab varem. Ja praegu ongi nii, et kui ma tegelikult mõtlen 6 kuud tagasi, kui ma seda teekonda alustasin, et kus ma siis olin ja kus ma täna olen, siis justkui nagu, et mingi metsikult suuri muutusi ei ole toimunud, aga tegelikult on ikkagi väga palju muutunud sellest kohast, kust ma olin siis, nii minu mõtteviisiga, minu harjumustega, minu toitumisega ja kõike seda pisikeste sammudega, hästi tasapisi. Ma ei ole kuidagi midagi ennast keelanud, ma pole kuidagi ennast halvasti tundnud sellepärast, mis ma teen. Et kõik on hästi pisikeste sammudega loomulikult tulnud ja täpselt selle tundega, et see ongi nagu see elustiil, see suund, kuhu suunas ma tahan liikuda ja kasvada. Ja kas ei olegi kõige ägedam seda tervislikku teekonda teha niimoodi, nagu sinu kehale ja sinule on normaalne. Ja ma olen täiesti kindel, et ma lihtsalt vaatan peeglisse ja ma vaatan riided enda selga ja ma ju libistan käega üle oma keskkoha, vaata, kus mul see, mis see on, waist, jah.
keskkoht on, eks ju, et kuidas kõik on pringim, siledam, neid muffinid toppe mul ei ole ammu enam, eks ju. Ainult kõige suurem ongi see kõhuosa, aga see võtabki kõige kauem aega ja ma olen täiesti kindel, et mu six-pack, kui ma tahan ühel hetkel sellele keskenduda, siis mu ka six-pack on seal olemas. Nii et jaa, 40, 50, 60, 70, 80 aastaselt ma olen super hot and sexy. Mis kogu selle teekonnas juures nagu veel ägedat on see, et esiteks keegi ei taha palgata endale life coach'i, kes on vaene, paks ja lahutatud. Miks sa peaksid sellise life coach'i endale palkama? Seepärast ongi nii oluline, et ma läbi enda tegevuse ja harjumuste näitan ju ka eeskuju oma klientidele, mis kõik elus on võimalik, kuidas sa päriselt saad saavutada kõik, mis sa elus tahad. Tehes nagu asju nii, nagu sinu jaoks on õige. Et sa ei pea kuskil mingites asjades allaandmisi tegema. Sa saad saavutada oma elus kõik. Ja ongi, et kui ma tegelen oma tervise ja heaoluga, siis see mõjutab ka minu ettevõtlus heaolu. Et mida ju paremini ma tunnen ennast oma kehas, mida enesekindlamalt ma tunnen ennast oma kehas, seda enesekindlamalt ma ju lähen ka mingi müügikõnedele, seda rohkem ma säran oma klientidega vesteldes ja seda rohkem ma ju aitan kaasa ka sellele, et nende ellu tuleb rohkem transformatsiooni ja muutust. Ja nemad hakkavad ka võtma neid samme, mis päriselt viivadki neid edasi. Nii et igal juhul selline nagu nagu mitte allakäigu spiraal, siis selline üles minev spiraal, kus asjad lähevad järjest paremaks ja mõnusamaks. Ja siis vahepeal, mis ma veel tegin, oli 2 kuud tagasi umbes, tellisin Amazonist ka endale selle mis ta on, käimislint või kõnnilint, et kui ma kodus arvuti taga tööd teen, et ma ka kõnniks, aga ma ei ole sellega eriti sõbraks saanud, nii et ma ikkagi kõnnin õues ja umbes kui õhtul on mingi 1000 sammu puudu või midagi sellist, ma lähen kõnnin seal lindi peale ära. Vahepeal proovisin ka rohkem kõndida, no ei töötanud. Nii nüri oli, sorry. Pluss see boonus, et kui sa õues väljas käid jalutamas, see teeb selle aju niivõrd teravamaks ja säravamaks ja nii palju ideid ja mõtteid on mul tulnud jalutuskäikude jooksul. Ja väga tihti ma jalutuskäikude jooksul ka päriselt tegutsen ja teen need asjad ära. Näiteks tuleb mõte podcasti osa salvestada, siis ma ju jalutuskäikude ajal väga tihti salvestan seda, mitte et ma ei istu kodus kuskil arvuti taga ja ei salvesta oma podcasti. Nii et jah, täiega, et praegu on kevad, ilmad on super, mine õue, liiguta, su keha väärib parimat versiooni sinust, sina väärid seda, et sina ja sinu keha oleksite harmoonias, parimas kooskõlas ja kui keegi tõesti küsib, et kui palju sa oled kaalus alla võtnud, siis mingil hetkel ongi see number ei ole kõige olulisem on just see, et su keha on tugev, sul on lihased ja just see, et vanemaks saadades meie organism hakkab nii palju lihast kaotama ja just see lihastreening on nii oluline, et vanemas eas, kui sa seal tooli pealt tahad püsti tõusta, et sul ei ole vaja sinna käetoel ennast toetuda ja üles lükata, vaid sa saadki päriselt kõbus olla kips-kõps. Nagu täisväärtuslik vanaduspõlv ka, come on, meditsiin areneb ja mitte ükski ravim, ma ei usu elu sees, aitab kaasa sellele, millele aitab kaasa see, kui sa otsustad oma keha eest hoolitseda, trenni teha ja talle ka kvaliteetset kütust juurde anda. Nii et jah,
kui sul on selles osas küsimusi, mõtteid, jäta kommentaaridesse ja kirjuta mulle. Ja see on see minu teekond, mis praegu on olnud 6 kuud. Umbes sellest hetkest, kui ma esimest korda jõusaali läksin. Nii et let's go! See on ainult 6 kuud. Nii palju on veel ees.